No nii, täna tutvustan teile siis uut joogaliiki, milleks on voodijooga, mida tehaksegi voodis. Voodi peab olema selleks piisavalt lai ja seda ei pea tegema enam põrandal. Hommikul ärkate, saate kohe hakata tegema. Tegelikult on tegu muidugi yin-joogaga, aga asi on selles, et yin-jooga ongi sündinud sellest, kuidas inimene magab. Ma ei tea, kas yin-joogitsejad ise teadsid. Aga kui me oleme seal kõhuli, küljeli, selili, eks ole, pöörame nii ja naapidi, siis võime tähele panna, et alati on seal mingid väiksed venitused. Eriti kui me vaatame väikelapsi, kuidas nemad magavad. Näiteks see tüüpiline hatha jooga väikelapse asend. Seal on ju venitus, seal on pikki venitus, jalg venib, käsi vastas jalg, eks ole ju. Ja veel huvitavam on see, et väiksed lapsed, nad magavad ka niimoodi upakil. Niimoodi nagu põlvili upakile, käed on ees ja pea on seal kuskil all maas siis, eks ole, vastu madratsit ja magavad. Noh, täiskasvanud ma ei ole näinud, et niimoodi enam magaks, aga lapsed taipasid, eks ole. Ja niimoodi kõik need mõnusad, magusad venitused, need ilmselt tekitavadki meil nagu sellise hea une, nad panevad natukene selle energia käima, mis meil on sidekoe seal süvameridiaanides, kuhu ta on siis nagu varutud nii-öelda organismi poolt, me pääseme nendele süvakudedele ligi, millele me muude tehnikatega nagu eriti ligi ei pääse. Ja printsiip on selles, et lihased on täiesti lõdvestunud, ainult venitame sidekudet. niisiis, mis asi on sidekude? Sidekude on eeskätt liigesed, sidemed, kõõlused ja muud fastsiad. Terve see kollageeni lintidest karkass, mille peal meie keha seisab, eks ole ju. Ja me võime natukene venitada isegi luid, eks ole ju, kuigi nad annavad väga vähe järele. Sidekuda annab järele kuskil 3, 4, 5%. Noh, võrreldes mõne lihasega, mis venib seal 50%, nii et me võime öelda, et lihased kaitsevad kõõlused ja sidemed, eks ole ju. Lihas rebeneb, siis noh, tuleme toime, paraneb ära. aga kui mingisugune side või kõõlus, side ehk siis ligament, jah, siis on juba jama. noh, me teame, siin sportlastel on traumad olnud mitu aastat, eks ole, ravivad ja siis pole ka kindel. nii et me venitame siis neid kollageeni ja elastiini nii-öelda lindikesi ja saame sealt kätte energiat. ja yin-jooga printsiip, kordan, on siis staatiline venitus lihaste täieliku lõdvestumise korral. mõned harjutused, mis ma olen juurde teinud, seal väike lihastöö kuskil natukene käib. mingi käsi natukene hoiab sealt niimoodi, eks ole ju. aga üldiselt on jah, selline, kõik on lösakil, lihasosa, eks ole. ja hästi mõnus lõdvestus ja energeetiline siis laksven, mis sealt tuleb. nüüd, mis on yin-jooga siis nagu eesmärk, mida me tahame sellega nagu saavutada? kuna tegemist on sellise naiseliku energeetilise seest välja liikumisega, see ei ole selline mehelik, ma ei tea, tippsport või kus me noh, peame teatud viisil punnitama, pingutama niimoodi, et kas või katkestame ennast ära lõpuks, eks ole, vaid see on just nimelt, see on nagu mingi vaba tants, aga ta on niisugune aeglane. ja need üleminekud on ka niimoodi ühest asendist teise, eks ole. Nad ei ole suured üleminekud, nad lähevad nagu lähedalt niimoodi üle, eks ole, et selles mõttes on ka nagu väike selline tantsis selles voodis oma käte ja jalgade ja puusavöö ja õlavöö ja kaelaga, eks ole, mida me kõike saame siis niimoodi venitada ja noh, ja see võib kesta niimoodi pool tundi, tund, noh, kui ma teen treeninguid, seal on isegi 1,5 tundi, aga noh, seal on mingid asjad veel juures. nii et mis see eesmärk siis on? lõppeesmärk on see, et me saavutaksime kehas sellise kerguse, puhtuse ja magususe. vot nii, nagu meil oli, ma ei tea, nooruse ajal, nii nagu oli lapsepõlves. et see on täitsa võimalik. muidugi, kui me rakendame veel juurde selliseid teisi harjutusi, mis aitavad meil muundada madalamaid energiat kõrgemateks. ma toon ühe näite lihtsalt. Austrias üks bioküberneetika instituut tegi katse seal paarisaja katsealusega, tehti teatud väelihase harjutusi seal, natuke ka ruuniharjutusi, 8 nädalat.
ja siis mõõdeti nende aju nii-öelda energia suurust sellise hästi tundliku ajuskänneriga ja mis selgus? 8 nädalaga aju energia oli tõusnud 6-kordseks. aga enne seda see teadlane oli uurinud geeniusi, suuri loovisikuid, karismaatilisi liidreid. Neil oli umbes samasugune ajuenergia. ja nüüd need tavalised inimesed seal 98%, eks ole, saavutasid sellesama tulemuse 8 nädalaga. ja noh, edasi nad muidugi jätkasid, eks ole, sedasama asja, et hoida seda taset nii-öelda. aga mida selline energia meile siis annab? vot meil on nagu 4 erinevat energialiiki, ütleme taoistliku mudeli järgi, et kõigepealt on selline siis vanematelt saadud sünnieelne energia, mida on erinevalt, olenevalt kui terved, vitaalsed vanemad olid, eks ole. siis kõige all on seksuaalenergia, see on kõige selline raskem, viskoossem, eks ole, seda saame liigutada eeskätt siis noh, lihaste, vastavate lihaste ja hingamistega, aga ka tegelikult ka visiooniga, peenemal kujul. edasi, järgmine peenuselt energia on meie elujõud ehk chi ehk prana, meie vitaalsus, mida me saame siis suunata juba mõttega, tähelepanuga, kus on tähelepanu, seal on meie chi. ja see omakorda muundub nüüd kõige kõrgemaks, kõige peenemaks, kõige puhtamaks energiaks üldse, nagu ütleb Paramahansa Yogananda, inimkehas. see on vaimne energia. Hindudel on ta ojas ja taoistidel on ta siis shen, vaimne energia. Milles see vaimne energia siis nagu ilmutub? Ilmutub eeskätt loovuses, ilmutub teadvelolus, ilmutub intuitsioonis, ilmutub taiplikkuses, ilmutub ilmselt ka suures kaastunde ja armastusvõimes, kui me juba nii kõrgele oleme oma energiatega jõudnud. ja huvitav on see, et need energiat ise ka mingil määral teisenevad alt üles. kui meil on ikka palju seksuaalenergiat, siis me oleme väga vitaalne, eks ole, kui me seda just ära ei raiska kõike. kui me oleme väga vitaalne, meil on ka palju loomingulist energiat, me oleme tavaliselt ka taiplikud, loovad, eks ole, tuleme toime elus. ja et see on omamoodi selline nektar, eks ole, lõppude lõpuks, see puhtus, kergus, magusus üle terve keha. algul on ta niimoodi treeningu jooksul tasapisi hakkab tekkima ja treeningu lõpus on siis selline nagu võimsam sahmakas, mida me tunnetame, kuidas keha vibreerib ja voogab kõik, eks ole, juba selles. ja hiljem see muutub nagu püsivaks läbi kogu meie elu, ütleme niimoodi 24/7, isegi magades võime natuke nagu tunnetada, kuidas, kuigi magades jah, vajume natuke nagu ära sinna kuskile, aga sinna puhtasse teadvusse või sinna imeilusasse astraalmaailma oma süvaelus, et siis toita meie füüsilist keha igal ööl. nii et jaa, selline energeetika, selline eesmärk, selline kehaline tunnetus, sellised võimed, mis tekivad, eks ole. meil on palju energiat, me oleme loomingulised, eks ole. aga, ja me tegelikult ehitame üles oma energiakeha, selle, mida budism nimetab siis sambhoga kaja, see on siis õndsuskeha, meie õndsuskeha sambhoga kaja. muidugi on võimalik joogalike tehnikatega, millest nüüd Paramahansa jällegi räägib, saavutada ka palju peenekoelisemaid õndsusi, seda noh, anandat ennast, eks ole, lõpuks, kui me oleme selle energia tõstnud kuni kroontsakrani välja, eks ole, siis seal toimuvad sellised imelised nii-öelda reaktsioonid, alkeemilised reaktsioonid, kus siis käbinääre teadupärast hakkab siis eritama teatud selliseid essentse, mis annab selle ülima õndsuse siis ja mida on raske sõnades kirjeldada, aga mida väga-väga ilmekalt jällegi Paramahansa Yogananda oma jutlustes kirjeldab, nii et väga soojalt soovitan neid. aga see ei ole veel kõik. lisaks sellele voodijoogale, noh, mis kestab kuskil seal pool, kolmveerand tundi, eks ole, on mul veel täiendavad teemad, mis toetavad seda joogat, seda printsiipi. ja ma kasutan seal ka teisi printsiipe vahelduseks, ka dünaamilisi printsiipe. ma kasutan näiteks vastupingega venitust. ma kasutan dünaamilisi seal viibutusi, ringitusi, mõne harjutuse kaupa niimoodi sinna staatiliste venituste vahel, eks ole. ma võin kasutada ka raskeid hoidmisi, mis on eraldi printsiip, eks ole, mida palju kasutatakse Qigunis ja Kundalini joogas.
ja ma võin kasutada ka kiirlihastele mingeid harjutusi. ja üleüldse ma ütlen, et kui me teeme neid yin-harjutusi, siis me tahame hakata tegema ka yang-harjutusi. No need kõige nürimaid, noh, kätekõverdused ja kükid ja sihuke, no täielik loomatöö, eks ole ju. ma mäletan, kui mina veel käisin jõusaalis, ega ma mingeid raskusi seal ei tõstnud, ma väga nautisin väikesi raskusi kiirlihastele. see oli tõeline nauding, laskmata seda nii-öelda anaeroobsesse faasi. nii et minu meelest liikumine, eriti vanemas eas, peab olema ise juba nauditav. ja mul on seal isegi sellised 5 astet pakutud välja, me saame nagu võrrelda, et kuidas üks või teine harjutus meile siis mõjub, et kõigepealt on see neutraalne, kui on mingi natukene võib-olla raskem harjutus meie jaoks, siis on niisugune null, noh, ei ole meeldiv, ei ole ebameeldiv, eks ole. Siis järgmine on meeldiv, no siis eesti keel ütleb, et siis on mõnus ja siis keel ütleb, et siis on nauditav. ja siis tuleb see, mida keel üldse ei ütle, see on orgastiline, sest see on meie kultuuriruumis täiesti tundmatu. see on see, millest räägib Mantak-Shia, eks ole, et keha on leebelt orgastiline, ta on puhas, kerge, magus pidevalt. ja on harjutusi, mis on niivõrd pagana mõnusad, et tahakski sinna jääda. ma olen isegi soovitanud, et jääge nendes asendites magama, isegi kui nad on natukene teistsugused kui need loomulikud magamisvenitused. noh, aga keha ise pärast tuleb sealt välja ja toimetab edasi. nii et need harjutused, millesse me tahakski jääda, milles tekib niisugune ekstaatiline, orgastiline aisting, eks ole, et see on selle nagu tipp. muidugi see ei ole võrreldav nüüd selle Anandaga, mis on kõrgem pilotaaž ikkagi jooga kõrgematel astmetel, aga see on väga hea sissejuhatus, sest et tegelikult kõik sellised stabiilsed ka meditatsiooni asendid nagu ütleme siin lootosasend ja poollootus ja need on ka ju yin-joogalikud asendid. seal on väga tähtis, et on püsivus, on tasakaal ja on selline mõnus venitus. ütlen, valgel mehel on seda ja naisel on seda raske sisse võtta, aga hindudel, noh, see oli suht paras võib-olla venitus, eks ole, sisse võtta. nii, mis veel peale seda, erinevad hingamised. mõnu hingamine seal, eks ole, energiseeriv hingamine seal, praana hingamine, eriti praana hingamine just nimelt, mis on veel mitu korda magusam kui see kehaline värk seal. kui me seda ära õpime, sest praana on ju nektar, me hingame praana meres oleme sisuliselt, kui me hingame siit läbi tundlike kohtade, eks ole, eriti siin ülevas näoosas, siis me tajume seda magusust. kõhu hingamine need on nagu põhilised jah, mida me sealjuures võime kasutada, aga peale selle veel näiteks on väga huvitavad sellised energeetilised massaažid, enesemassaažid, mida mina näiteks ei saagi teha, sest et mul läheb energia nii lakke, et mul ei ole seda kuskile panna. sest kui energia tasapisi tõuseb, meil avaneb uusi võimalusi seda siis nagu sublimeerida, meie loovus tõuseb, meie suhted süvenevad ja nii edasi. ja sellega võib kaasas käia tõesti ka selline tõesti seksuaalenergia arukas valdamine või kasutamine, et me ei loobi ega ei raiska seda kõigis suundades. sest noh, hiinlased nimetavad seda ikkagi, ütleme meeste puhul seda vallandumist siis väikeseks surmaks, mis lööb ikka no, üsna tugeva augu sellesse meie keha energeetikasse. kui me õpime seda kehas suunama just nimelt ülespoole, mitte alla, et siis hakkab juhtuma imesid. ja muidugi kõik need printsiibid, mis ma siin juba mainisin, nad siis toetavad meie energiakeha, toetavad ka meie füüsilise tasandi olemist. et me oleme ka füüsiliselt noh, terved ja, ja paindlikud ja noh, piisavalt tugevad ja nii edasi. ja noh, seda isegi teatud mõttes olenemata elueast, ütleme teatud vahemikus ikkagi, et meil inimesed praegu ikka ju juba väga varakult nagu vajuvad ära ja seal 60+, noh, seal on juba mingi 7-8 kroonilist haigust umbes, noh, Saksamaa uuringus mul meenub, et noh, see on muidugi jah, see ei ole enam elu. nii et alustame selle kõige mõnusama, pehmema, naiselikuma yin-joogaga ja teeme mingi paarikümne nädalase sellise kursuse. ja sinna vahele võime teha ka laive, vahepeal on, ütleme, sellised valmisvideod, mida te saate ise siis rahulikult niimoodi vaadata ja teha.
ja siis vahepeal ka, ütleme, ühiselt siis mingisugused live-videod, kus te saate selle pealt küsida, eks ole, korrigeerida seal midagi, eks ole. Ja muidugi võib sellega kaasneda ka mingi teine veel arutelukeskkond ka siis, kus me saame kogemusi vahetada ja oma küsimusi ja mõtteid esitada. Nii et selline lugu, nii et ühesõnaga järgige reklaami, ma panen selle video alla siis mingisugused andmed, et läheb lahti, seal ütleme, esimene video olekski sellise noh, lausa sellise tutvumishinnaga, eks ole. Saate vaadata, tunnetada, et noh, ja siis saate vaadata, kas teil on ka piisav selline lavatus olemas, eks ole. Ja kui seda ei ole, muidugi saate alati ka põrandal teha, eks ole. Aga ma soovitan lihtsalt panna seal joogamatile, mis on selline pikk ja kitsas, panna sinna mingi ristipidi mingisugune tekk veel, eks ole. Et see, ütleme, ülakeha osa oleks ka laiem. Sest yin-jooga vajab nagu, kui me teeme pöörded seal erinevatele pooltele, siis et me ei satuks noh, mingi jäiga või külma põranda peale siis otsapidi. Et see on see, kui me saalides oleme teinud neid asju, et siis on selline lisavahend seal olnud. Ja peale selle võib olla ka mingisugune padi, ütleme, võtta mingi naturaalne suurem padi, keerata ta rulli, panna mingi rihm või nöör sinna ümber ja padjapüür peale. Ja siis me saame seda patja kasutada, eriti muidugi põrandal, aga me saame isegi seda voodis kasutada mõnede harjutuste puhul, et venitada, mida me muidu ei saa, eks ole. no vot sihuke lugu, nii et mõelge seedige ja tere tulemast siis meie voodijooga kursusele.